Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Tervitus, mina Ott, minu vastas Andreas, täpsemalt siis Andreas Melts, mees, kes oskab hiina keelt, loob sisu igal pool sotsiaalmeedias ja tegelikult ka viimase näitena vajadusel uhab läbi ühe Ironmani, küll poolpika, aga siiski. Tervitus, Andreas. Tervist, okei, hello. Ei tulnudki, Andreas. Ei, seda täna ei tule, sa tegid ilusa sissejuhatuse, polnud vaja. Aga tegelikult tahakski alustada sellest võib-olla osast, et mis või kes oli Andreas enne, kui ta siin TikToki tegema hakkas. Et mis värk selle Hiinaga on? Ja ma ei ole sellest väga palju rääkinud. Või tegelikult ongi naljakas, et ma viimati ju rääkisin sellest täpselt siin, istudes lihtsalt ühes teises podcastis. Mis värk selle Hiinaga on? See on hea küsimus. Hiinaga on see, et mina läksin siis ülikooli või pidi minema, oli nagu võimalus minna ülikooli pärast gümnaasiumi ja ma tahtsin minna muusikat õppima, aga siis tuli välja, et selleks on vaja nii palju rohkem preppida, oleks pidanud palju varem alustama ja Saksamaale ma tahtsin niikuinii minna õppima, sest et ma olin saksa keelt õppinud, eks ole, siin Tallinnas ja siis sain nagu Saksa riigi selle gümnaasiumi lõputunnistusega ja siis ei olnudki nagu muud mõtet peale muusika või kui see ära kukkus, kui siis keeled ja minule jäid siis sõelale nagu siis skandinavistika ja norra keel Tartu Ülikoolis ja siis hiina keel Berliinis ja Hiina siis seal majandus ja ajalugu ja kultuur ja siis minu jaoks oli see kuidagi no-brainer, et kui ma niikuinii tahtsin ju Saksamaale minna, et siis jätame selle Tartu Ülikooli praegu siia Eestisse ja lähme käime korra seal Saksamaal ära ja õpime siis Saksamaal hiina keelt, et see on kõlab sükselt idiootselt ja kahtlaselt ja eks ta natuke ongi, et ega need ei ole normaalsed inimesed, kes seda hiina keelt nagu lihtsalt nagu bakalaureusesse juba lähevad õppima. Et ma saan aru, kui magistris võtad võib-olla mingi ühe semestri, eks ole, valikkursusena või midagi, et tahad businessit Hiinas teha või mis iganes diplomaadina tahad seal töötada, aga et kui sa kohe alustad sellest, siis mingid kruvid natuke logisevad. Keegi küsib küsimusi kindlasti selle kohta. Täpselt. Aga siis on sul sellest kasu ka olnud või tunned, et see oli nagu õige call? Tead, Ott, ma ülikooli ajal ma tundsin, et midagi on nagu puudu, et midagi on valesti. Ehk siis, ütleme, in a nutshell ma nagu sain aru, et see on nagu vale asi, mida ma õpin ülikooli ajal. Ja ma kahetsesin, ma ei tea, mingi 2.–3. aasta. Ja siis, kui ma nagu lõpetasin selle bakalaureuse, siis ma ikkagi veel päris ei saanud aru, miks ma seda õppisin ja seda nagu õiget tunnet ei olnud. Ja nüüd, nii naljaks kui see ei ole, et kui ma teen asja, mis mulle meeldib, mida ma naudin, mis ei ole absoluutselt seotud sellega, siis see kahetsus, tegelikult juba natuke varem, kadus nagu täiesti ära. Et too hetk ma kuidagi tundsin, et ma pean ikkagi läbi pushima, et ma päris ära tulla ei taha sealt poole pealt. Aga seda nagu õiget tunnet ka päris ei olnud. Aga ma ei tea, ma olengi kuidagi seda usku, et kõik juhtub põhjusega ja et too hetk muidugi ma ei teadnud, et seal Hiinas või siis ka Berliinis istudes ja õppides, et nüüd täna ma, eks ole, ma ei tea, teen neid videoid või käin kidraga esinemas, on ju, aga ma olen enam kui kindel, et kui ma ei oleks seda asja õppima läinud sinna, seda hiina keelt, siis ma täna istuksin. Aga sul on tegelikult vist päris suur selline seiklahing sees, et sa oled rääkinud, ongi Saksamaa, Hiina, India vist on ka nimekirjas, kus sa oled nagu olnud ja pikemalt, on ju. Aga on sul nagu selline mingi üks koht veel, kus sa tahaks elada või just nagu... Jah, ütleme Indias ma ei elanud, seal ma käisin lihtsalt tegelikult paar nädalat oma sõbral külas, hindu, kes elab Mumbais ja nüüd ta kutsus meid oma pulma ka, aga ma ei saanud minna sinna, ma olin ajateenistuse toetaga. Aga see 2 nädalat tundus tõesti nagu aasta võib-olla isegi, me kogesime seal nii palju. Aga ma ei tea, mul on üks unistus on ikka suur käia seal suures õunas ja Ameerikas ära, eks ole, et sinna ma pole sattunud veel. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma tunnen ka, et ma tahaksin nagu looduses käia, mitte siis linna reisidel.
et noh, et kindlasti noh, ütleme see New York ja, või on see, ma ei tea, Los Angeles või sinna. Kindlasti tahaks korra ära käia. Aga nüüd näiteks käisin hiljuti Itaalias. Seal oli, ma olin pulmas, oli nagu pulma isa ja esinesin ka nii-öelda Kidraja lauluga seal ja siis natuke sain enne seda pulma ka seal ringi vaadata. Ja noh, see hetk, kui me nagu linna jõudsime, need olid need kõige õudsemad hetked, et nagu absoluutselt ei viitsinud. Ja siis, kui linnast välja saime, eks ole, sinna oli see siis, ma ei tea, Toskaana või oli see muu mingi kaluriküla kuskil rannikul, et noh, see on nagu see, mis praegu meeletult tõmbab, et ma olen vist kuskil, ma ei tea, võib-olla see oli isegi selles samas podcastis siin varem, aga või noh, selles eelmises podcastis tähendab, mida me siin salvestasime või oli kuskil mujal, aga mult küsiti, et mis see nagu minu unistus on või et kus ma nagu näen ennast, ütleme, kui ma näiteks pensionile lähen. Ja siis ma ei tea, kas ma vastasin niimoodi, aga igal juhul minu peas see vastus on see, et ma nagu tahaks endale sükest nagu hütti kuskil metsas. Kuskil, et noh, et see ei pea olema kuskil Itaalia, ma ei tea, seal rannikul on ju või kuskil Indias või Hiinas. See võib vabalt siin Eestis olla, aga et kuskil nagu looduse keskel. Peas, et rahumaa peal oleks. Jah, peas, et ma saaks seal nagu, selline Fred Jüssi type of beat. Et ma saan aru, see on natuke selline ekstreemsus, ilmselt tundes ka ennast, ma olen seal umbes 2 või 3 päeva ja siis ma tahaks juba kuskil laval olla ja kuskil linnas, eks ole. Aga noh, see on selline tore unistus, mis mul peas on. Tore vaba valik põhimõtteliselt, kui sa saadki olla 2-3 päeva võib-olla eemal on ju. Laadi oma akusid. Aga milline su igapäev on? Sa ütlesid, sa olid nagu pulma isa, õhtujuht. Teed igasugu asju. Mida sa tegelikult päriselt igapäevaselt teed või kas sul on nagu hommikust õhtuni midagi teha? Andres Melts, kas sinul on elu? Või sul on nii palju elu, et... See on väga õige küsimus, mida ma teen. Noh, mul selline stampvastus on, et ma nutan patja. Tavaliselt hommikul ärkan üles ja siis hakkan nutma. Mis ma teen? No väga raske on vastata sellepärast, et need päevad on niivõrd erinevad. Ma olen üpris siuke kaootiline, mis puudutab siukest schedule'it või ajakava. Et mul ei ole kindlat rutiini. Nüüd ma üritan seda unega paika saada. Et ma panin nendel kella peal ka selle mingi sleep time'i, eks ole, et nagu ühel hetkel on see mingi winding down õhtul ja siis hommikul, eks ole, äratab iga päev samal ajal üles. Ja see on aidanud päris palju siukest rütmi luua. Aga mis ma vastates su küsimusele, mida ma teen, on see, et mõni päev ma lihtsalt olen kodus, vaatan Netflixi, loen raamatut, vahepeal käin jooksmas. Teine päev on see, et ma lihtsalt võtan kitarri kätte ja nagu ainult kirjutangi mingeid laule, on see siis enda jaoks või on see mingi ürituse jaoks. Siis vastan meilidele, mis on kõige õudsem asi maailmas. Ma ei ole ainuke, ma tean. Ja siis ma ei tea, mõnikord mõtlen mingit video mõtet ja siis teen selle video ära. Aga noh, ütleme, sellist video brainstormimist on väga-väga vähe, et ma olen üpris spontaanne, mis puudutab nagu videote tegemisse. Et ma ei tea. Hommikul tuleb mõte ja õhtuks on valmis. Ei no, hommikul tuleb mõte ja nagu lõunaks on valmis, või siis hommikuks on valmis juba, et noh, see ongi see, et ei ole mingit suurt set-up'i, vaid tuleb see mõte ja siis ma lihtsalt teen selle ära ja noh, siis ongi tore. Et siukest suurt strateegi minust seal sotsmeedias ei ole. Kõhutunde pealt kõik? Jah, põhimõtteliselt küll jah, ja siukse nagu, kuidas ma ütlen, ma ei tea, kogemuse ja loetu ja nähtu põhjal siis tekivad need mingid, on need siis laulusõnad on ju, või on need mingid videoskriptid. Et nii ta nagu läheb, et see on väga kirju see iga päev. Ja väga, üks asi, mis on väga raske on, noh, see on sul, eks ole, siuke spordi ja tervise podcast ka, mis on nagu, mida ma olen aina õppinud ja õpin ilmselt elu lõpuni on selle tasakaalu leidmine ja just selle hetke võtmine, et esiteks nautida mingid sellised hetki, mis on kuidagi nautimist väärt ja siis teiseks nagu puhata, leida neid hetki, eks ole, et ise endale tööd andes tekib ikka see kuidagi see illusioon, et kõik on nagu väga chill ja kõik on et ma olen enda boss ja kõik on üline asja, et kõigile teistele näitan keskmist ja olete seal kuskil kontoris ja I'm the king of my own world ja siis tegelikult tuleb välja, et ma olen iseenda nagu ori ka lõpuks on ju. Ja iseenda selle ajakava looja, mida ütlen ausalt, mina ei oska, et
on päris keeruline leida neid hetki, kus nagu päriselt puhata ja siis päriselt tööd teha, et kus see tasakaal läheb. Sellele vastust mul siiamaani ei ole. Aga noh, alustasid õigest asjast, unest, mis tegelikult on väga suur baasvajadus ilmselgelt. Aga juba mainisid ära, et spordivärk ja noh, tuleme siis kohe tänasesse päeva, siis hiljuti just tegid selle pool Ironmani ära. Aitäh, et sa ütlesid pool Ironmani, olgem ausad. Faktid ei valeta, on ju. Aga nüüd mina olen spordireporter ja küsin kohe ära, kuidas rahule jäid. Et mis läks valesti? Ma ei usu, et seal midagi valesti läks, kui sa finišisse jõudsid. Uue tippmargist jäi 3 tundi puudu, et what is wronging? Et kuidas ma tundsin ennast või? Jah, et kuidas ise kogu selle protsessiga rahule jäid, ütleme nii, treeningute algusest kuni finišijoone ületamiseni? Kui alustame lõpust ja sellest finišist, siis ma tundsin ennast jube hästi. Ma tundsin tõsiselt hästi ennast finišis. Ja see oligi eesmärk, et ma ei lähe sinna surema, sinna lõppu. Ja eesmärk ei olnud anda endast nagu 200%, sest et mul ei olnud ka mingit ajalist, on ju sükest eesmärki, mida ma tahtsin täita. Vaid ma läksin lihtsalt läbima ja see tuli imesti välja. Ja noh, seal finišis ka mul tulid, pere oli seal ja mõned sõbrad olid ka seal. Ja siis üks semu, kes ma ei tea, see oli vist eelmisel aastal või, nad läbisid kolmekesi, tiimina siis selle pooliku Ironmani ja tema oligi jooksja, eks ole, lõpus. Ja siis ma nagu finišeerisin ära ja siis ta vaatas mulle otsa, ütles, et Andres, mis asja, et nagu sa näed värskem välja kui nagu pärast kõiki 3 ala, kui mina pärast seda nagu ainult jooksuala. Et see oli siuke tore kompliment ja ma tõesti ise tundsin ka niimoodi, et ma tegin siukse pika trenni. Et mitte, et see oleks nagu kerge olnud, absoluutselt mitte, see oli ikka nagu väga paganama raske, eriti rattasõit. Aga ma tundsin kuidagi just nagu füüsiliselt ma olin läbi, aga vaimselt ma tundsin, et ma olen toonuses või kuidagi ma tunnen hästi ennast. Et see oli väga positiivne. Ja kui selle treeningu juurde tulla, siis oligi, kõik algaski tegelikult sellest samast tiimi Ironmanist, mida mina ei teinud, aga see sama punt, eks ole, kus ka see semu oli, kes jooksis, nendel kukkus rattur ära alguses, eelmine aasta siis, ja läks siis, pidi põlveopile minema, siis pakuti mulle, kuule Andres, saaksidegi ratast tulla sõitma. Siis ma ütlesin, et ma vihkan rattasõitu, ma ei soovi, aitäh. Aga siis korra mõtlesin, et okei, davai, ma tulen aitan teid ikkagi. Aga siis juhtus nii, et see põlveopp sellel sõbral läks nagu väga hästi ja ta taastus palju kiiremini. Kui ta arvas ja lõpuks tegigi nagu selle ise hoopis, ehk siis nagu mina ei pidanud neid aitama. Ja ehk siis mina ei saanud seda nagu Ironmani eelmine aasta teha, aga siis mul jäi nagu kripeldama ikka, ma olin juba tegelikult ju valmis, küll ainult ühte ala, aga ma olin ikkagi valmis tegema, et aga mis asja, et nagu teeks siis nagu terve selle asja ära ja teeks nagu sel aastal nüüd. Ja siis ma olin Sportlandiga ka juba natuke, eks ole, nii-öelda kollääbinud, siis ma küsisin, et kuuletage, et äkki kollääbiks nüüd Ironmani raames ka. Ja siis nad ütlesid, et vai, teeme ära. Ja siis aitasidki mind selle varustusega. Ja siis Johannes Sikk, eks ole, triatleet meil, tema aitas mind selle treeningkavaga, mida ma ei järginud. Ütlen ausalt. Palju siis üle lasid? Ma lasin väga palju üle, aga mitte sellepärast, et kuidagi Johannesele käru keerata, tema on väga, ma olen väga tänulik talle, et ta selle kava mulle tegi ja see selles aitas jube palju, et ma olen ikkagi selline õpetaja laps, mis tähendab seda, et nagu ma teen asju siis, kui õpetaja nagu on klassis ja õpetaja on pannud paika mingi asja. Nii kurb, kes aga pole. Et ma ei ole veel päris seda sükest ilma õpetajata, kuidas öelda, sellist nagu rutiini ära õppinud. Aga üle lasin, ma ei tea, äkki mingi poole või võib-olla natuke vähem. Aga teise poole tegid jube hästi. Ma tegin teise poole topelt, vaata. Ja siis oligi nagu ikka hästi. Aga ühel hetkel Johannes jube hästi niimoodi nagu mentordas ka mind sellisele kriitilisel hetkel, kus ma vaatasin sellele treeningkavale otsa, kõik oli punane, mis tähendas seda, et ma ei olnud nagu neid asju teinud. Ja ütlesin Johannesele ka, et kuule, et sorry, et nagu üli pask tunne on. Et vaata, ma ei ole nagu neid asju teinud ja nagu mega stress on mul selle pärast, et ma ei ole teinud. Ja siis ta ütles, et stopp. Andres, et oota, stopp. See ei ole nagu see eesmärk sellel asjal. Et esiteks sa ei ole, eks ole, nagu mingi triatleet, nagu tippsportlane, et sa ei lähe sinna nagu mingit haiget tulemust tegema, nagu siis ütlesid, on ju. Siis ma natuke solvusin, ei tegelikult ei solvud, väga õige point oli. Ja teisest ütles, et Andres, et need trennid ei pea sulle tekitama lisastressi, vaid need peavad ikkagi nagu seda stressi maandama. See on nagu see eesmärk. Ja siis ma nagu sain aru, et wow, et ma olen seda täiesti kuidagi valesti
vaadanud seda triatloni trenni. Ja lisaks sellele, et ma tekitasin endale seda stressi, ma olin ka võtnud mingisuguse tobeda eesmärgi, et või siukse kuidagi mõtteviisi, et triatlon, mis on siuke suur asi, eks ole, et selle trennid peavad olema ka suured. Et noh, et kui ma nagu mingi ühe trenni nagu ette võtan, siis peab olema nagu suur ja võtta rattatrenn, siuke pikk trenn ja kõik jooksutrenn, palju pikemad kui tavaliselt, ujumine hästi pikk. Ja siis noh, Johannes ütles selle pointi ka, et kõige tähtsam on ikkagi nagu järjepidevus. Et vahet pole, kas see on sul triatlon või see on lihtsalt sul mingi mesikepa jooks, eks ole, siin mingi 5 kilti või vahet pole, mida sa teed. Et lihtsalt, mis puudutab treeningut, tee iga päev ja isegi kui sa jooksed, ma ei tea, 15 minutit. Et no okei, sa käid, eks ole, esinemas ja sul on need videod ja need värgid, et kui sa leiad kas või selle mingi 15 minti või 20 või pool tundi on ju. Et noh, lihtsalt tee. Et ära mõtle, et sa teed nagu Ironmani trenni isegi, vaid mõtle, et sa lihtsalt teed trenni järjest. Enda jaoks. Jah, enda jaoks täpselt. Et see muutub selliseks rütmiks. Ja fakt on see, et mul ei ole mingit rütmi ikkagi tekkinud, kuna jällegi ma ei oska ajakavast kinni pidada ja mul on siuke kaootiline eluviis, ütleme. Aga see aitas väga palju, see, mis Johannes ütles. Ja siis ma tegingi nii palju, kui ma jõudsin ja mul hakkas meeldima ja kõige rohkem mul hakkaski meeldima rattasõit, nimelikkusega pole. Et noh, aasta tagasi ma ütlesin, et noh, et mingi võrgu, ma ei tee teil seda ratast. Sa oleks seda teinud sõprade pärast, mitte enda pärast. Jah, täpselt. Ja nüüd ma tõesti mõtlen, et ma tahan endale mingi väga ratta osta ühel hetkel, ma tahangi hakata selleks kileviineriks, on ju selleks keskealiseks meheks, kes lihtsalt kes käib seal maanteel sõitmas ja kõik need pahased signaalitavad autojuhid taga, et mida sa teed siin on ju. Et mul tõesti on hakanud meeldima nii rattasõit kui see triatloni värk üldse ja et ma ei taha seda võtta kuidagi osaks oma identiteedist, et see on ka see oht, mida ma olen võib-olla mõne teise inimese puhul näinud või ka kardan, et võib-olla minu puhul võib see juhtuda, et nüüd ma olengi nagu see mingi amatüür triatleet või ma nagu võtan selle enda eesmärgiks ja et ma lähen hullult sinna detaili ja kõik need käiguvahetid ja need mingi ujumisprillid ja värgid ja tegelikult on suva, et mul sellega meenub, ma natuke lähen korra teemast kõrvale, aga et spordi tegemine nagu selline, ta on ajas muutunud kindlasti ka nagu paremuse poole, aga üks asi, mis vanasti oli hästi palju asju, eks ole, teisiti ja mitte, et mina üldse teaks, mis näiteks oli, ma ei tea, 60-ndatel, aga mul sattus ette üks video, ma arvan, et see võis olla 60-ndatest Tour de France'ist, kus siis, ilmselt sa tead, mis videot ma mõtlen, kus siis nii-öelda Tour de France'i võistlejad, sportlased jäid nagu kohvikute juures seisma, panid ratta kõrvale, läksid sisse või mõnikord ka mingid väiksed poed ja siis nad tulid sealt välja mingite väikeste veinipudelitega. Rüüstasid selle poe tühjaks. Rüüstasid poe tühjaks, on ju. Ja muidugi poeomanik oli kuri pärast, on ju, nõudis see raha tagasi, on ju, mingi Tour de France'i korraldajad. Aga lihtsalt see minu jaoks see siuke energia, see siuke nagu see passion, vaata seal, või siuke, ma ei teagi, kuidas seda kirjeldada, aga see nagu teistsugune spordi tegemine, kus ei olnud vaata kõike neid mingid detaile, mingid keele, eks ole. Kire peal. Jah, täpselt, see kirg oli seal nagu olemas, ei olnud seda, et okei, iga 20 minuti tagant see keel, siis mingi see käiguvahet ja okei, mingi see kiiver, värki, särki. Täiesti suva, lihtsalt sõidad ühel hetkel, okei, teeme väikse veinipeatust, et davai, paneme edasi. Ikka tõmmati suitsu ka põhimõtteliselt ratta peale, et aga nemad said oma selle kiki sealt kätte, mis ilmselgelt, mida ka sina võib-olla, nüüd sa räägid, et trenni tuleb teha endale rahulikumalt, et see on see kikk, mida me otsime, mitte seda, et ma olen kogu aeg Ironman või treenin selle jaoks. Muidugi, ja ma ei ütle, et see kuidagi nagu õige oleks, et vanasti oli ka see, et mingi Marlboro sigareti suitsetamine oli nagu tervislik öelda reklaamis, on ju, mis nagu siukest bullshit ja nagu väga palju nii-öelda, kuidas öelda, ära kadunud, mis on väga hea, aga lihtsalt jah, kui nagu see sisu või ütleme see veini või joomine või sigareti suitsetamine seal kõrvale, et lihtsalt aga see kirg nagu sellele keskenduda, siis see on küll asi, mida mina ka nagu tahaks, et ära ei kaoks ja et see asi oleks minu puhul ka nii siuke kuidagi detailirohke või siuke nagu, et see ei oleks osa minu identiteedist, vaid see ikka oleks nagu nautimine. No sa rääkisid natukene ka, et nüüd kui see on tehtud, et ikkagi huvi on, aga võib-olla sellist regulaarsust ei ole veel. Teha selliseid pikki rattatiire ja tagumikutunde lihtsalt istuda. Aga mulle väga meeldis see, et jah, et õpetaja laps, nii ka mina, et natukene on see, et kui keegi on pannud plaani paika ja nii-öelda, kui keegi ütleb, et trenn on kell 7 ja positiivses mõttes keegi läheb karjub minu peale ja kui mind seal ei ole, siis mul on endal häbi, et siis on nagu päris hea kava järgi käia, et ennast motiveerida on arvatavasti kõige raskem vist. On ja üks asi, mis mind ka Ironmani prepi ajal aitas, oli see, et kui oli raske rattatrenn, siis
ja noh, tõesti oli raske ja ka Ironmani ajal näiteks oli raske, kui ma rääkisin enne trenni või sellest prepi teemast, eks ole, ja nüüd, kui selle võistluse juurde tulla, siis ratta osa oli no nii paganama raske. Ja isegi profid ütlesid, et nagu sükest tuult nemad ei mäleta nagu, et ta oleks ammu olnud. See Tuterma lõik seal taga, kes teab seda trassi on ju, et see see oli see, et sõidad, keerad selle nagu tee peale ja siis lihtsalt sein tuleb ette. Et kui mul, ma saan aru, et profid sõidavad selle, eks ole, üle 40 kildi tunnis keskmiselt, et mul tuli see vist mingi 25 midagi, aga et vahepeal ikka sõidad, vaatad ajutist või see hetke kiirust oli mingi 30 midagi ja siis see hetk, kui see sein ette tuli, siis ma vaatasin sirge peal, oli 16 kilti tunnis. Ja oli raskem kui enne arvatavasti. Et see oli nagu crazy, aga see üks asi, mis mind aitas nii sel hetkel kui ka siis selle prepi all, oli see lause, et või ma küsisin endalt, et kes ütles, et peab lihtne olema. Et ma saan aru, see on veits mingi David Goggins ja mingi siuke okei, et now we go, who's gonna carry the boats. Et ma ei seda siukest energiat ka väga ei vaibi, et ma tahaks kuskil ikka seal keskel olla, aga selles hetkes see ikkagi aitas mind, et kes ütles, et see peab lihtne olema. Pain is temporary. No täpselt on ju, et see ongi, et nagu that's what I signed up for ja ma nagu lähen siit läbi, et ma ei pea siit läbi minema niimoodi, et mul on nagu veri ninast väljas, et ma ei tea, mul on mingi luumurd pärast või mis iganes on ju, et ma ei pea nagu David Gogginsit, eks ole, läbi pressima, aga ma pressin ikka selles mõttes, et ma nagu ei anna alla, et ma kuulan keha, aga ma lihtsalt ikkagi lähen lõpuni välja, et see aitas ja ma ei tea, hommikutel ka ma tõusen üles, lihtsalt mõtlengi, et okei, et keegi ei vaata mind nagu, ma ei tee nagu live stream enda elust, eks ole, et nüüd, et oleks see nii-öelda accountability ja mul ei ole hetkel, ma ei tea, mingit sükest accountability partnerit, kes ütleb hommikul paneb kõne peale, et jõu, et mis teed nüüd on ju. Aga ma olen märganud küll, et viimastel niimoodi nädalatel ja võib-olla isegi viimasel kuul ma kuidagi, ma ei tea, ma mingil hetkel leian selle jõu endas ja ma olen, ma ei tea, mul on nagu okei sellega, et see motivatsioon või see energia teha nüüd midagi tol päeval, mis on vaja teha, et see ei tule kohe hommikul. Või et sest ma mingi vahe elus, vaata testime ikka noorena kõike ja ma tegin seda kell 5 hommikul tõusmist ja kõike seda, eks ole, David Gogginsi raamatu lugesin läbi ja olin mingi, et davai, et nüüd ma nagu lähen all in. Ja see on ikka, eriti noortel meestel eriti ma arvan, et tekib see mingi faas on ju, et davai, et nüüd ma teen selle järgi ja hakkan elama ja nüüd nagu fucking ma teen kõik ära, nagu I'm the king. Ja siis muidugi ühel hetkel ma sain aru, et see ei toimi minu puhul, et ja nüüd ja siis ühel hetkel kui ma sain aru, et see ei toimi, ma olin natuke pettunud, et nagu minus ei olegi vaata seda õiget powerit, nagu ma ei ole see õige mees nagu, aga nüüd ma nagu olen aru saanud, et ma olen mina, et ma olengi okei, hello ja et mul ei peagi olema hommikul seda energiat, et see 12 või ma ei tea, 40 kilti joosta on ju kuskil kõrbes, vaid et see on okei, kui see energia või see motivatsioon teha seda asja sel päeval tulebki näiteks mitte hommikul kell 8, vaid õhtul kell 8. Et terve see päev ma lihtsalt olengi kuidagi otsin seda, eriti loomeprotsessi puhul on see nii kuidagi kaootiline, et ma ei saa, et ma saan tekitada küll distsipliini ja sellise rutiini, et ma iga näiteks päev istun maha ja kirjutan midagi. Aga ma ei saa nagu kuidagi ette näha seda, et okei, nüüd tuleb see kõige parem idee selle laulu jaoks või selle nalja jaoks. Et see tuleb ikkagi nagu lambist alati. Mitu lugu treeningprotsessis näiteks ratta peal välja mõtlesid? 0. Täiesti 0 ja see ongi kõige parem, sellepärast, et said mõistuse tühjaks tegelikult hoopis trennis. Mul hiljuti kirjutas keegi Instagrami ka, et ma panin selle jooksu video üles. Ma panin ikka vaata story mõnikord, kui ma jooksen. Siis keegi kirjutas, et kuule, et Anders, et mis sa niisama jooksed, et tee nalja ka. Ja siis, saad aru, ja siis ma selles mõttes, et väga lahe, et inimesed kirjutavad, aga minu vaata nagu vastus sellele on see, et ei ole vaja. Ja või et ma ei soovi. Et varem, kusjuures isegi selle sama jooksu ajal mul tekkis tunne, et okei, äkki teeks mingit klaunaadi, äkki teeks mingit pulli, et pole nagu ammu teinud jooksu ajal mingit, ma ei tea, mida iganes seda idiootsust, mis ma teen. Aga siis ma sain aru, et ei, see on üks väheseid, kui mitte ainuke koht, ehk siis sport, kus ma saan välja lülitada. Ja ma varem ma jooksin nagu klappidega ka või sõitsin ratast, on ju, aga ja ujusin, siis läksid klapid katki iga kord. ei ujudes ikka ilmaga, et
ma jooksin klappidega, nüüd ma ei jookse sellepärast või ei sõida sellepärast, et siis ma saan täiesti nagu olla ilma mingi välise siukse input'ita. Ja see on minu jaoks meditatsioon. Ma olen proovinud ka varem ülikooli ajal seda siukest täitsa istumismeditatsiooni ja kõike seda, see nagu ei toiminud. Et ilmselt paljude jaoks see toimib, minu jaoks mitte, aga just sport ja see, kus ma kehale. Aktiivne meditatsioon siis. Jah, täpselt, et kus keha töötab, aga vaim on välja lülitatud, et see on ideaalne. Roman Fosti ka siin samas podcastis ütles, et tema ka ei kuula, mees on 2,5 ringi maakeral ümber teinud trennides, aga ei kuula midagi. Ütleb, et tema naudib seda, kuidas ta nagu kits nii-öelda kepsleb ja täiesti off. Et imeks pandav, aga ma arvan, et igaüks, kes natukene võib-olla seda proovib, võib-olla saab aru sellest vähemalt mõttest. Okei, aga kui sulle sõber helistab, et kuule, lähme teeme seda X-sporti, mis on see X-sport, mida sulle kõige rohkem meeldiks teha? Ma olen praegu seda rattausku kuidagi, ma ei tea, ma andsin nüüd ratta Sportlandil ära. Kas te filmitegi seda või? Ei. Okei, ma oleks kaamerasse seda öeldes, Sportland andke rattast tagasi. Okei, naljaks. Et ma praegu olen ilma rattat, et aga siis, kui mul ratas oli, siis mul hea sõber alati kirjutas ka, et lähme teeme, või ma kirjutasin talle, et lähme teeme rattatrenni. Ja see oli nagu see oli nagu, ma ei saa öelda, et see oli fun, sest rattatrenn tegelikult, kui sa vaatad, sõidad lihtsalt mingi 2-3, mõnikord 4 tundi lihtsalt sõidad, see ei ole fun tegelikult. Aga ongi, et kui sa oled nagu hea sõbraga koos, siis ikka vahepeal räägid ja niimoodi, selles mõttes on fun. Aga et ma ütleks, et ratas on praegu see küll, kuhu ma läheks niimoodi ilma mõtlemata. Aga tegelikult pole vahet. Ma ei ole väga päris pikalt sellist nagu meeskonna sporti teinud. Ma ei tea, on see siis jalgpall või koss isegi või midagi sükest, et täitsa võib ka nagu seda proovida, aga ma ei tea, et minu jaoks on nagu kõige lihtsam ja kõige parem valik alati ongi nagu jooks, et sa lihtsalt paned tossud jalga ja lähed jooksed, on ju. Ja ongi, kui sul on mingi hea sõber või mingi vestluskaaslane kõrval, on ju, et siis see on nagu hästi veedetud aeg, et mulle kuidagi ei meeldi isegi nagu lihtsalt istuda. Hello, podcast. So maybe stand. Võime seista ka. Aga lihtsalt, et nagu pikalt, ala minna kuskile restorani või ma ei tea, kohvikusse, alati võtame kohvi. Ma ei tea, mulle nagu ei meeldi, et lihtsalt nagu läheks jalutaks näiteks või kas lähme jookseme, lähme sõidame rattaga. Et see on nagu alati see, mida mina pakun. Aga tõmmates spordi sellisele jutule joone alla, et sa ütlesid esiteks, et selle pool Ironmani sa pakkusid ise, põhimõtteliselt sulle enda sees oli see tahtmine isegi nagu proovi minna, kuigi alguses aasta enne võib-olla isegi kõhklesid minna ratas sõitma. Et kuna siis täispikk? Jah, vaata, sa alustasid ka, või tähendab podcasti alguses ütlesid, et ma tegin pooliku Ironmani, siis ma ütlesin, et aitäh täpsustuse eest, et olgem täpsed. Üks sõber, kes tegi eelmine aasta täis Ironmani, ta ikka nagu niimoodi supportis mind see aasta ka ja siis vahepeal kirjutas Instagrami reacti story'dele. Ja siis iga kord, kui ma kirjutasin kuskile, ma ei tea, oli see siis Reelsi captionisse või story'sse, et nüüd nagu preparing for Ironman, siis ta nagu täpsustas, et Andres, poolik, hallo. Ja siis vist selles viimases mingis videos, mis üles panin, seal oli nagu kirjas, või ma isegi ütlesin, et teen poolikut. Siis selle peale kirjutas, okei, aitäh, lõpuks õige info. Et vastus su küsimusel on, et mitte nii pea. Ma tahan ikkagi pigem hakata lihvima seda poolikut. Ma tahan teha nagu parem aja. Ma ütlen, see aasta ma tegin Rõivasele ära, nüüd järgmine aasta ma Ligile ära teha. Jürgen panigi päris hea aja sinna ette, mingi 5.40 vist oli see. Jürgen sai lausa medali kaela. No võt täpselt on ju. Ja ta on vist mingi, mis ta on 60 või üle 60. Midagi sellist, aga Euroopa meistrikate medalid sai, jah? Et täitsa respekt selle Ironmani mõttes küll, et järgmine aasta võiks ju täitsa võtta selle eesmärgiks. Sul on õnneks aega sinna veel nagu järele jõuda, siis ütlen niimoodi. Et ei, seda täispikka mina niipea ei tee. Ütleme, praegu ma kindlasti oma sõnu ei hakka sööma, et ma järgmine aasta seda juba teeks, et järgmine aasta on kindlasti poolik. Mis pärast seda tuleb, vaatame. Aga see on ikka rets, et kui seda isegi sõber, kes tegi täitsa nagu okei aja, vist oli mingi 13 tundi või midagi sükest, et ei, veel mitte. Aga ma arvan, et endale see pooliku rõhutamine või mina ütlen sulle otse näkku seda, et poolik. Et see näitab, et on ju tegelikult veel kuhugi minna, et
kui poolik ära tüütab, siis tõesti saab minna kaugemale võib-olla. Ja siis tuleb see lõpuks see ratassepa ultra värki ka jah, natukene vahele. Aga okei, sa oled enda ellu hästi palju ära sidunud nalja ja muusika. Kuigi sa ütlesid, et gümnaasiumis veel muusikaga nagu peale ei saanud, aga nüüd on see hoopis tagasi tulnud, et kus sul selline võib-olla siuke lavaline tung on tulnud või kas see on tung üldse või sa lihtsalt sattusid lavale ja nüüd sa seal oled? Ma olin ikka vist selline nagu edev laps alati. Et ma mäletan mul on noorem õde ja siis temaga me tegime kodus selliseid teatriõhtuid vahepeal, kus me kutsusimegi nii-öelda vanemad või mis kutsusime, nad elasid ilmselgelt samas majas, aga meil ei olnud muud varianti. Ei olnud muud varianti, võib-olla ei olnud, ma ei ole niimoodi mõelnud. Äkki nad piinlesid seal lihtsalt, aga no aitäh ema isa. Oma lapsed ikkagi. Me panime nii-öelda selline toolirea sinna ja siis vanemad istusidki sinna toolide peal nagu teatris ja siis mu õega tulime siin ette ja tegime lihtsalt klaunaadi ja jube naljakas oli meil endil on ju. Ilmselt see oli väga halb, aga see oli juba märk sellest, et ma kuidagi tahan esineda. Ja siis põhikoolis ka, eks ole, mingid teatriringid ja ikka mingid siuksed, ilmselt seal juba mingid võib-olla mingid õhtujuhtimised, isegi ma täpselt ei mäleta. Aga seda mäletan ka, et juba põhikooli lõpus ja gümnaasiumis eriti oli ka see, et kui et oli vaja kuskil mingit õhtut või üritust juhtida, siis öeldi ikka, et Andres, äkki sina. Et need märgid olid seal, aga siis kuidagi gümnaasiumi lõpus ja eriti ka ülikooli ajal, kus ma läksin, eks ole, teise riiki, mul ei olnud seal nagu mingit siukest sõpruskonda, eks ole, alguses ja seda siukest võrku, turvavõrku, ütleme, eks ole, nagu siin Eestis oli, siis seal kadus see nagu täiesti ära, mul ei olnud mingit väljundit ka sellele õhtujuhtimisele või ka muusikale. Ja siis ma mõtlesin ka, et okei, nüüd kui ma olen siin ülikoolis, õpin seda asja, ma ei tea, miks ma seda õpin, aga okei, proovime. Siis ma peangi nagu mingi siukse tõsiseks inimeseks hakkama, ütleme. Paneme selle niimoodi sõnadesse. Ehk siis ma point on nagu see, et ma tundsin, et nüüd see muusika ja kõik see on siis õhtujuhtimine või mingi siuke meelelahutus, et see jääb ilmselgelt ainult hobiks. Et kuna ma olen ikka ülikoolis, ma olen tõsine mees ja nüüd hiina keel, äkki diplomaatia, välisministeerium, super, teeme seda suunda, et ma ei ole nagu mingi naljamees enam. Ja rääkimata siin sellest mingist muusikalisest värgist. Ja siis sinna ta nagu jäi ja siis kui ma tagasi tulin välismaalt Eestisse, siis täpselt, et see on siuke nagu iroonia, et ma ütlesin endale, et muusika on ainult hobi ja esinemine ja nüüd ma olen täpselt nagu seal tagasi, et see on saanud minu tööks. Et ma ei kuulanud, et kõigile teile, kes te kuulate, olete noored, vanad, vahet pole. Aga nagu te tunnete, eks ole sees, et mingi asi teile meeldib, siis tegelikult tasub riskida. Et muidugi see, mul on ka lihtne öelda, et kui minult oleks küsitud täpselt see hetk, kui ma tulin näiteks Boltist ära, kontoritöölt ära ja hakkasin nagu too hetk TikToki videoid tegema. Et keegi oleks küsinud, et Andres, et how you feeling? Et kas risk tasus ära või? Siis ma arvan, et ma oleks lihtsalt nagu, ma oleks püksi teinud. Laske tagasi. See oli räigelt õudne. Ei, seda mitte kusjuures. Laske tagasi, seda ei olnud. Et selle järgi ma sain ka aru, et see oli sisimas. Sulle ikkagi meeldis see? Ja, absoluutselt. Aga raske oli? Jah, raske oli, et muidu ma poleks seda sammu teinud. Kui oleks nagu, et laske tagasi, siis see oleks nagu siuke kahtlane, siuke poole pinnaga asi. Aga ma ikka täis südames ja sisimas teadsin, et see on õige asi. Just sellepärast, et ma ei tahtnud tagasi minna. Et see nagu valu tagasi minna, või ütleme, mitte valu tagasi minna, aga see valu nagu seal kontoritööl olles. Siuke raskus oli nagu niivõrd palju suurem, kui see siuke valu ja see risk seal nagu seda siukest enda asja teha. Et vot, ehk siuke pikk jutt või pikk vastus sulle, aga et need märgid olid alati olemas, ma lihtsalt eirasin neid siukse gümnaasiumi ja ülikooli ajal päris tugevalt ja nüüd siis. Elu tris kaasa. Jah, oleme ringiga tagasi. Aga sul on suhteliselt selline spetsiifiline käekiri, kui me räägime just naljadest ja muusika segu ja sketšid ka, lühisketšid nii-öelda. Et sul tuleb see nagu lihtsalt või sa ikkagi oled nagu koomik, et istud maha, vaatad ümber ja hakkad nalju kirjutama? Mul on väga suur respekt tegelikult koomikute suhtes ja ma ise ütleks, et ma ei ole koomik praeguses eluhetkes vähemalt. Just sellepärast, et ma jällegi, enne kui me alustasime seda podcasti ja mikrid ei töötanud, vaata ma rääkisin sulle ka, et minu üks eesmärk tegelikult oleks see, et mul oleks enda nagu set.
mul oleks enda selline noh, ütleme kontsert et kus ma siis, ma ei tea, on see siis pool tundi, on see tund aega, on see 1,5 tundi, mingi hetk, noh et pole. Kus mul ongi nii-öelda kirjutatud siis naljad või laulud. Ja see ongi nii-öelda siuke minu, noh, my baby, eks ole, minu performance täpselt on ju. Mul seda praegu veel ei ole ja ilmselt noh, see tuleks siis, kui ma istuks maha ja hakkakski kirjutama neid asju. Aga ma ei ole seda veel teinud. Et mul need, noh, et kui rääkida sketšidest ja nagu video mõtetest, siis nagu enne mainisin, mulle pigem tulevad niimoodi spontaanselt. Et noh, et okei, ma tean, et ma pean näiteks, on see siis mingi koostöö raames, ma pean mingi video tegema. Ja siis noh, ilmselgelt ma mingi hetk istun maha ja natuke mõtlen, aga ma annan sellele ka natuke aega, et niimoodi seediks, et noh, et ma lasen nagu sellel spontaansusel kuidagi minu juurde tulla, on ju noh. Ja selleks on natuke aega vaja. Aga muidu küll, et ma väga palju niimoodi maha ei istu ja ei tunneta, et noh, nüüd ma pean kirjutama. Et üks asi, mida mulle meeldib sketšide puhul, mida mulle meeldib kasutada või nagu noh, on keel kui selline. Et noh, jällegi, et vaata sa küsisid, et miks ma seda hiina keelt õppisin, jälle natuke kõik on seotud, et see nüüd see point nagu, et need keeled mulle väga meeldivad, just nagu võõrkeeled ka ja noh, eesti keel mulle väga meeldib. Ja ma jälgin igast mingid Insta kontosid, kus siin ongi need, mis on mingid kõnetoru ja mingid, ma ei tea, need on palju, aga kus siis nii-öelda, kas räägitakse postituses ühest sõnast või mingist grammatikast või mis iganes. Ajaloost ja kõigest muust. Jah, täpselt. Et mulle kuidagi need kalambuurid, eks ole, sõnanaljad mulle meeletult meeldivad ja kui vähegi võimalik, siis ma üritan ka sketšides kuidagi seda sükest kalambuuri nagu sisse tuua. Ja see võib olla siis ainult ühe keele põhine, see võib olla ka siuke hübriid, eks ole, mingid eesti inglise keelest. Sa kasutad väga palju estonglishi selles suhtes tegelikult, mida vahepeal ikka vihati väga tugevalt. Jah, täpselt on ju, see oli see Toomas Tõniste mingi intervjuu kuskil Europarlamendi ees on siuke. Või noh, Kreisi raadio läbirääkimistest ei hakka rääkimagi. Et jaa, mulle see väga meeldib, et ma ei tea, nüüd sai siuke väga pikk vastus. Väga hea vastus. Aga korraks see estonglish ka, et olete selle peale nagu selle eest natukene pähe ka saanud kuskil või on keegi ütlema tulnud, et kuule, lõpeta pull ära, et vali üks keel või tee ainult eesti keeles või midagi sellist? Ja on küll ja see inimene, kes tuli ütlema, oli Andreas Melts. Ennast häirib kõige rohkem või? Päris ausalt. Keegi teine ei ole niimoodi tulnud, et et lõpeta see asi ära. Võib-olla ma pean seda siis nagu kauem tegema, et see juhtuks. Et pigem on ikkagi inimesed öelnud lihtsalt seda, et kuule, et see noh, et kas see on nagu hea, et see on naljakas või siis nagu see point, et kuule, et mul on see nii haigelt külge hakanud, et alla, et noh, mina ja minu mingi ala naine või mees on ju, et me kodus lihtsalt nagu olen hakanud rääkima niimoodi, nagu sina seal videotes on ju. Ja see on nüüd meie kodukeel, et noh, et me ei saa sellest lahti enam, et palun aita. Sa oled reaalselt inimeste elusid mõjutanud. Täpselt, ja no ma ei tea, kas paremuse poole, võib-olla pigem mitte. Aga jah, ühel hetkel ma olin neid TikToki videoid teinud ja siis noh, Instagrami vist ka juba pand ja ma ütlen ausalt, mind ennast tüütas ära. Ma ei ütle seda niimoodi, et ma nüüd irdun täiesti sellest Ai Andresest, sest noh, see ei ole tõsi. Ma siiamaani, eks ole, kasutan tegelikult seda karakterit ja seda estonglishit videotes. Aga ma üritan seda teha nagu natuke vähem ja kuidagi natuke läbimõeldumalt. Et lihtsalt ühel hetkel oligi see, et ma istusin kodus ja noh, ütleme alguse poole siis ja ma sain aru, et mu IQ langeb. Noh, mitte, et ma oleks mingi testi teinud, aga ma tundsin, et ma jään nagu lollakaks, kui ma räägin niimoodi edasi. Ja see jääks häirima mind. Ja mul oli vaja mingit sükest uut, ma ei tea, fookust, uut asja, millest kinni haarata. Ja siis ma võtsin gitarri kätte, ma olin natuke varem mänginud. Siis kirjutasin mingi täiesti lambise laulu. Ja siis ma ei usu, et see esimene kuidagi levima läks, aga noh, mulle endale jälle meeldis. Ma tegin päris mitu neid ja siis üks läks läbima ja siis ma sain aru, et wow, et see vist nagu inimestele meeldib. Ja siis sealt läks lumepall veerema ja nüüd noh, tegelikult see ongi minu see põhifookus ja ma praegusel hetkel elus tahaksingi tegelikult, et see oleks minu see põhifookus. Et ma väga naudin, eks ole, seda õhtujuhtimist ja seda sotsmeedia, kõike neid sketše ja värke. Aga noh, hinges nagu ikkagi ma tunnen, et see muusika ja nüüd noh, eriti ma ostsin looperi endale, et noh, see on nagu see, millele ma tahan keskenduda praegu. Aga kui sul ongi nagu selline mitu karakterit, et ütleme, on keele Andreas, on laulu Andreas ja on niisama see hommikul patjanutev Andreas, et on keeruline nende vahel hüpata ka või kuidas sa ise tunned, et saad veel hakkama? Ja Ott, väga küsimus. Ma arvan, et ma saan hakkama, et see ei ole
ütleme, mul oli varem sellega suurem probleem kuidagi, ma tundsin, et et nüüd on mingi see karakter ja nüüd on see mask ja see noh. Aga what the fuck on, tegelikult on see, et meil kõigil on need, et see ei ole nagu midagi sihukest, seal on nagu midagi nii dramaatilist, et lõpu, et kui inimene läheb lavale, siis ilmselgelt ta on ju teistsugune, kui ta ei võrreldes sellega, kui ta ei oleks laval, on ju. Ja ma ei tea, ma olen nagu sõbraks saanud nende erinevate pooltega. Et see ongi okei, et kogu aeg ei pea olema seda hullu haid, et nüüd ma olengi seal, nüüd ma olen see esineja kuidagi, et nüüd läheb kõik hästi. Hea näide on see, kuidas selline energia või emotsioon ka vahetub, et ma ostsin selle looperi nüüd, siis ma olin 6 tundi, olin stuudios ja ma lihtsalt õpin alles seda kasutama, eks ole, ma ei oska tegelikult väga. Ja pigem oli nagu halb, aga mulle endal hullult meeldis. Ja siis mega emotsioon, ma täiesti ajataju kadus ära, ma ei söönud põhimõtteliselt 6 tundi mitte midagi, natuke vett jõin. Ja siis läksin koju ja nüüd järgmine päev tulin sinna stuudiosse tagasi, võtsin selle looperi lahti või ette ja siis hakkasin mängima ja nagu täiesti vastand emotsioon oli nagu mingi, et nüüd ma pean hakkama seda mängima. Ja see oli siuke esimesed 5 minutit, siis läks see üle, tuli parem. Aga et mis ma tahan öelda on see, et nagu see ongi, elu ongi siuke kontrastne. Ja eriti kui asi puudutab mingi asja õppimist, siis see protsess, see ei käi kunagi ju nagu üleöö. Või see protsess on nädalaid, kuid, aastaid pikk. On see siis, ma ei tea, keele õppimine, on see mingi instrumendi õppimine, on see, ma ei tea, mingi spordiala heaks saamine, on ju. Et see, neid kõikumisi jääbki tulema. Ja sellega tuleb nagu leppida. Aga kuidas sa negatiivsusega toime tuled? Või kas seda on üldse? Just rääkides sellest sinu avalikust kuvandist. Ma ei ole vist veel piisavalt kuulus ja piisavalt nagu teinud asju, et ma oleks mingisse draamasse kistud, et vist öeldakse ikka, et sa ei ole nagu päris tegija, kui sul ei ole vaata mingit templit või mingit draamat küljes, et ma ei tea, ütleme niimoodi, ega ma aktiivselt kuidagi ei otsi seda ka, aga või siis enesekriitikaga, et sa ise ütlesid ka, et sul vahepeal mingid asjad ikkagi emotsioonid käivad üles alla, et ja ma olen üpris enesekriitiline, seda küll, et ja see enesekriitika on ka selline, et ma kardan, et inimesed ütlevad midagi halvasti minu suhtes ja sellepärast ma teen nagu enne selle halva nalja või kommentaari ise ära. Vaata, nagu panen endale enne puid alla, kui teised saavad panna. Ja ma jällegi vist siin varem olen ka sellest rääkinud, et see on nagu, see ei ole tegelikult nagu eluterve, on ju, kui sa seda palju teed, sest et sa hakkad, ma hakkangi nagu uskuma seda, et ma ei ole hea luuperdaja või et ma ei ole hea mis iganes naljategija ja nii edasi, eks ole. Et mingi piirini see on nagu okei ja see tegelikult sulatab jääd ja inimestel on ka lihtsam minuga suhelda siis, kui nad näevad, et okei, ta ei ole nagu siuke hullult uptight ja ta teeb ka endale nalja. Aga jah, et kus see nagu piir läheb, seda on, mul on tegelikult raske öelda, ma ei tea lõpuks. Ja ütleme alguses, kui ma seal ülikoolis olin, vist isegi 10 lõpus ma helgisin siukest kasutajat nagu Gary Vee, kes on sotsmeediast, on siuke ettevõtja ja sotsmeedia vend. Viimasel ajal väga palju ei ole jälginud, aga tema üks siukseid laused, mis ta ütles, oli see, et mille järgi tema elab, on see siuke nagu just sotsmeedias ka neutraalsus või et ta ei jälgi ei positiivseid ega negatiivseid, tähendab, ma valetan, ta jälgib kõike, ta loeb kommentaare küll, aga ta nagu ei võta ei negatiivset ega positiivset emotsiooni endasse. Vähemalt nii ta nagu räägib. Ja sest põhiliselt me räägime, et okei, ma üritan negatiivsust endast eemal hoida, aga siis kui keegi paned pildi üles ja kõik, eks ole, sinu, ma ei tea, 8 sõpra ja 7 sõbrannad kommenteerivad, et oh my god, sa oled mingi nii andekas ja sa oled nii ilus ja amazing, siis sa oled kohe mingi, yes, ma tegin õige postituse. Ja siis, eks ole, kui 3 postitust hiljem, keegi mingi suvaline, ma ei tea, Uno kuskilt, eks ole, Järva-Jaanist paneb sulle puid alla, siis sa oled täiesti devastated, sa oled täiesti läbi. Lõpetame ära selle. Jah, et just sellepärast, et sa oled nii sõltuv sellest positiivsest. Et see oli tema point. Et mina ei ütle ausalt, mina ei oska, mina jälgin kõike ja võtan kõik emotsioonid endasse ja olen liiga sõltuv positiivsest ja olen väga puudutatud ka negatiivsest, kui keegi midagi kirjutab, aga üritan ikkagi alati seda mõttemängu mängida, et tema see, kes kirjutab midagi, ta ju tegelikult ei tea seda kogu pilti ja et kirjutada on ju alati lihtsam kui ise teha. Loodame, et headus võidab siis sinu peas nii-öelda, et see positiivne on ikka alati suurem.
aga sa rääkisid, et Gary Vee motost, aga on sul endal ka mõni selline moto elus, mida sa noh, kas siis tugevamalt või nõrgemalt jälgid, et mingi siuke lause. Do make korras. See tuli, ma ei tea, kas see tuli mingi video raames või see tuli lihtsalt niisama, ma ei mäleta praegu. Aga noh, jällegi see Stonglish on ju ja noh, do make, ta on nii hea siuke lühike väljend aga ta ütleb tegelikult nii palju ja mida mina sellest välja loen või mida ma tahan sellega ise öelda ongi nagu see, et noh, lihtsalt tuleb teha. Et noh, see pole nagu mingi isegi, kui ma kirjutaks praegu lihtsalt selle lause põhjal nagu mingi motivatsiooniraamatu, siis ma arvan, et see nagu kõige nagu worst selling book ever, sest et noh, see on nii obvious asi. Aga noh, eriti kui ma alustasin enda selle videoteekonnaga ja noh, siiamaani välja ma ju tegelikult ei tea, keegi tegelikult ei tea, mis õige vastus on. Loomeprotsessis ei olegi lõpuks õiget vastust. Et noh, sa paned midagi nagu näitad rahvale, eks ole, on see laul, on see nali, on see mingi video ja siis rahvas otsustab, kas see on siis nii-öelda pidev proovimine. Jah, täpselt. Ja sa ei saagi enne teada, kas see on õige või ei ole, kui sa lihtsalt ei tee. Noh, do make. Ja et see, ma olen ka väga suuresti ülemõtleja pidevalt elus olnud ja siiamaani. Et see võib-olla on siuke minu uus moto, millega ma üritan ka iseennast panna vähem mõtlema, vähem üle mõtlema igas hetkes ja rohkem tegutsema ja siis aru saama, et kas see otsus oli õige või ole. Ütlen ausalt, üks paremaid motosid, mida ma kuulnud olen. Jääb endalgi meelde, et vaata, et ei võta ülegi. See on 300 eurot autori õigus. Okei, make two. Okei, see on 150. Aga okei, lähme lihtsama poole peale võib-olla, noh, ma ei tea, võib-olla sul ei ole nii lihtne, aga küsimused sinu kohta lihtsalt vasta esimene asi, mis pähe tuleb. Nobedate näppude voor, jah? Lõpulõgastus, ütleme niimoodi. Anna üks reisisoovitus välja arvatud Hiina näiteks. Reisisoovitus. Välja arvatud Hiina, Sest seda ma eeldasin, et see on see vastus. Ma tegelikult oleks isegi soovitanud, jah, sest see on nii eksootiline, inimesed väga ei taha sinna minna vist. Aga ma arvan, et reisisoovitus võiks olla nagu lihtsalt Eesti ja Eesti saared võib-olla. Mina ei ole väga palju neid nagu avastanud, aga ma käisin Prangli saarel hiljuti sõbraga. Ja see oli minu aeg, seal ei ole seal nagu mitte midagi vaadata tegelikult. See on lihtsalt väike saar, väike küla. Seal on tegelikult, eks ole, restoran või mitu tükki tegelikult isegi ja mingi väike kauplus on ju. Aga et lihtsalt, et kuna me elame, eks ole, maailmas, kus ma ei tea, edasi-tagasi lennupiletid kuskile, ma ei tea, Hispaaniasse või Itaaliasse on. Kuhu sa jõud kiirem kui Pranglile võib-olla. Nad on nagu nii odavad ja kõik on nagu nii kätte saada, mis on amazing. Ma nagu ise tahan ka hullult maailma avastada. Aga siis tegelikult on nii palju ju meil siin endal Eestis avastada ja see on, ma ei tea, mul on Eesti vastu kuidagi siuke väga suur armastus ja respekt, et ma ütleks lihtsalt võib-olla täiesti lambist, aga Prangli saar. Väga hea. Lemmik TikTok konto. Oota, TikTokis ma ei ole tegelikult üldse väga viimasel ajal olnud, aga oota, need on ikka muusikaga seotud. Mul ei tule praegu meelde. Üks mingi, ma tean, et üks tüdruk Stacy on ta vist eesnimi, aga ma ei tea, mis ta perekonnanimi oli praegu, ta teebki lihtsalt muusikat. Ei olegi midagi muud, et see on kusjuures väga hea, praegu viskas ette Rose Betts 2 T-ga. Ta on Kiiri juurtega üks naine, kes siis jällegi kirjutab laule ja jagab neid TikTokis ja see on mega häälega naine, et see on hästi andekas inimene. Ja see TikTokist kogud isegi inspiratsiooni võib-olla? Või mulle, läbi selliste kontode ütlema? Selles mõttes inspiratsiooni ja siis ka kadedust. Sellepärast, et ma saan aru, et ma ei oska seda nii hästi ja toda nii hästi kui need inimesed. Okei, aga siit tuleb järgmine küsimus täpselt õigesse auku, et äkki sul on artist, keda sa veel pole jõudnud nagu coverdada või parodeerida või kelle lugu võtta nagu malliks endale? No praegu, kuna ma looperi ostsin ja ka Ed Sheerani enda looperi, siis ma kindlasti Sheeran on selline artist, keda ma aja jooksul tahan väga õppida nagu rohkem tundma ja just ka nagu coverdama ja tema seda stiili. Aga üks
No muidugi see on seotud eelmise küsimusega, et keda soovitada või keda TikTokis jälgida. Siuke inimene nagu Morgan J. Morgan J-A-Y J, et ta ongi nagu musical stand-up koomik. Ta on USA's toimetab, aga ta käis ka sellisel maailma tuuril Stockholmis, sain teda kuulamas ja vaatamas käia. Ja nagu tema, ütleme, ma tahan muidugi ise olla elu lõpuni, ma tahan olla Andreas, aga tõesti osa minust tahab olla Morgan J. et see on crazy, kui andekas see vend on ja kui laheda formaadid on leidnud ja ma tunnen, et mina tahaks ka täpselt seda formaati või nagu väga sarnast formaati viljeleda ja katsetada just siin Eestis ka, mis ongi siuke muusikaline stand-up põhimõtteliselt. Et tema siukest stiili ma ilmselt alateadlikult olen päris palju siiamaani üle võtnud ja võtan ka tulevikus. 2 viimast küsimust. Esimene on võib-olla siuke väga lai, aga võta nii lühidalt kokku kui võimalik, et mis on sinu jaoks heaolu? Mis on minu jaoks heaolu? Esimene märksõna, mis pähe kargab, on meelerahu. Ongi, et ma olen nagu endaga rahul. Et sa ei saa tunda heaolu, kui sa ei pane ennast esikohale. Ja see kõlab egoistlikult, eks ole, ma saan aru, aga kui sa ikkagi ei hoolitse enda eest, tervise, vaimu eest, siis me ei saa rääkida heaolust ikkagi. Et seda ma olen ka enda puhul väga märganud, et tuleb olla absoluutselt empaatiline ja hoolitseda sellisel mitte mingit küsimustki. Aga nii palju kuidagi lihtsam ja kergem ja just nagu parem on olla, kui sa igas olukorras kuidagi mõtled, et kas mul on hea. Et see ma arvan, et ja täpselt nagu me enne rääkisime, et heaolu on ka see, et sa oled nagu sõber nende erinevate Andrestega minu puhul ja Ottidega sinu puhul, eks ole, et sa oledki, et see on okei, et sa endaga rahul. Täpselt, et ühel päeval sa nutad patti ja teisel päeval sa oled, eks ole, laval ja inimesed naeravad, et sa nende kontrastidega tuled toime ja oled sõber. Ja viimane küsimus, äkki, sa rääkisid oma päevarutiinides ka veidi, aga et äkki sul on üks selline mingi small thing päevas, mis hoiab sind nagu värskena või mida sa iga kord teed? See on täitsa uus asi minu jaoks, aga ma tekitan enda elus uut rutiini ja ma hakkasin, mis see on, hambaniiti kasutama. Ja täiesti lamp, aga nagu see on ilmselt hea, ma olen lugenud. ja ma ei tea, ma ei ole hambaarst ega mingi ortodont või keegi, ma ei saa seda kuidagi soovitada, aga ma arvan, et see on suht okei soovitus. Ja see tekitab ka rutiini. See on õudne asi selles mõttes, et ma ei kasutanud seda sellepärast, et see on lihtsalt nagu vastik on võtta seda, tõmmata ja hakata tegema. Palju lihtsam võtta hambari, hambad ära pesta, kõik on ju. Et jah, korra, et see sport ja kõik see uni kõrvale, et aga hambaniit võib-olla jääks ja kõlama lõppu. Ma arvan, väga hea soovitus. Aga siis tõmbame joone alla. Sind leiab TikTokist, Instagramist, igalt poolt. Facebookist, LinkedInist, jumal tähtis. igalt poolt, minu kodust leiab. Praegu leiab siis stuudiost ka. Aga tõmbame joone alla ära. Mina olen Ott, minuga oli Andreas. Aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast.